Mis on kõige vihastavam aspekt pärast 7. oktoobrit Ameerika Ühendriikides kasvanud antisemitismi laine puhul? On palju asju, mille üle vihastada, kui mõelda suure osa Ameerika vasakpoolsete rünnakule juutide vastu, samuti valjudele häältele parempoolses leeris. Aga võib-olla pole viga ainult neil vihkamisõhutajatel, kes püüavad juudi vastasust peavoolustada. See on paljude liberaalsete juutide valmisolek aktsepteerida mõtet, et nad on Ameerikas alati olnud ohvrid. Sisuliselt talutud külalised, mitte võrdsed kodanikud, kes on mänginud rolli Ameerika Ühendriikide ülesehitamises. Ja välja arvatud väga vähestes üksikjuhtudes pole kunagi kannatanud tagakiusamise all nii, nagu nad seda mujal tegid. Täna saates Think Twice sukeldume sügavamalt mitte ainult tänapäevase juudi vihkamise kriisi juurtesse Ameerikas, aga püüame ka mõista, miks nii paljud meist ei saa aru, miks neid on reetnud endised sõbrad koos ajakirjaniku Bachi Unger Sargoniga, uue raamatu The Jews and the Left autoriga. Tere tulemast saatesse Think Twice. Enamiku Ameerika juutide probleem pole ainult selles, et nende juhid ja peavooluorganisatsioonid on neid alt vedanud, või et nende traditsioonilised liitlased pööravad neile selja. Pärast antisemitismi tõusu, mis järgnes suurimale juutide massimõrvale pärast holokausti 2023 aasta 7. oktoobril, tegelik probleem on selles, et enamik poliitiliselt liberaalseid Ameerika juute ei mõista, et liikumise toetamist, mis määratleb neid valgete rõhujatena, võib parimal juhul pidada enesesaboteerimiseks ja halvimal juhul enesetapjalikuks. Nende lojaalsus poliitilisele vasakule võis olla sajand tagasi mõistetav, kui juudi vihkamine oli vähemalt Euroopas peamiselt parempoolsete projekt. Ja kui liberaalid seisid võrdsete võimaluste, töötajate kaitse ning Iisraeli toetamise eest. Aga see pole enam nii. Vasakpoolseid domineerivad nüüd kraadidega eliidid, kes on asendanud need peavoolu ideed mürgiste, progressiivsete, kriitilise rassiteooria, intersektsionaalsuse ja asumaa kolonialismi doktriinidega. See annab loa antisemitismile ja juutide genotsiidi toetamisele Iisraelis. Veelgi enam, nende olude juures vasakpoolsete külge klammerdumine tähendab loobumist väärtustest, mis tegid Ameerikast ainulaadselt külalislahke koha juutidele. Nõustudes nende äärmuslaste maailmavaatega, on liberaalsed juudid mitte ainult Ameerikat alahinnanud, nad on peaaegu ise seda teadvustamata loobunud oma enda õigustest sellele, et neid peetaks siin võrdseteks partneriteks. Nüüd, üks inimene, kes on selle probleemi üle palju mõelnud, on autor ja ajakirjanik Bachi Unger Sargon. Ja meil on väga hea meel, et ta täna taas meiega on. Bachi Unger Sargon nädalavahetuse ankur ja saate Bachi juht News Nationis. Ta on endine toimetaja Newsweekis ja The Forwardis ning 3 raamatu autor. Bad News, How Woke Media is Undermining Democracy. Second Class, How the Elites Betrayed America's Working Men and Women. Ja tema viimane raamat, The Jews and the Left, Bachi Unger Sargon, tere tulemast tagasi saatesse Think Twice. Aitäh, et mind kutsusite. Bachi, on tore sind jälle näha ja suur tänu, et täna meiega liitusid. Ma tahan alustada sellega, et küsin sinu käest sinu uue raamatu, The Jews and the Left, peamise taipamise kohta. Mis on see viga, mida nii paljud liberaalsed juudid teevad, kui nad mõtlevad oma enda staatusele Ameerikas? Sa väidad, et nad pole sugugi lihtsalt talutavad külalised järjekordsest diasporaa peatuspaigas, mille nad võivad olla sunnitud maha jätma, nagu igas teises riigis, kus juudid on viimase 2000 aasta jooksul elanud, vaid nad on olnud ja on olnud juba Ameerika ajaloo algusest peale siin võrdsed partnerid. Miks nii paljud juudid seda ei tea? Ja kuidas on see mõjutanud nende reaktsiooni pärast 7. oktoobrit toimunud antisemitismi tõusule? Nad ei saa sellest aru, sest nad on üliharitud. Nad käivad samades uhketes ülikoolides nagu kõik TSA liikmed, mis on sisuliselt woke meeleviiruse vabrikud. Paljud juudid hämmastaval kombel pääsevad sealt välja ilma selle woke meeleviiruseta. Paljudel teistel ei õnnestunud. Ja ometi oli 7. oktoober justkui tõrge Matrixis. Nad olid alati arvanud, et kui nende kord tuleb, loetakse neid rõhutute hulka. Ja olid tead täiesti õudustundest rabatud, kui avastasid, et woke'id pidasid neid rõhujateks, isegi nii õudse sündmuse ajal nagu 7. oktoober. Ja siis on muidugi need,
30%, kes hääletasid Zohran Mamdani poolt, kes ei erine sugugi tavalistest DSA liikmetest. Neile on sisendatud antisionismi ja antisemitismi, mis on tänapäeva vasakpoolsete määravaks tunnuseks saanud. Sine qua non, kõige olulisem tegur. Nii et ma arvan, et probleem seisneb mõtteviisis. Nii hariduses kui ka sotsiaalses miljöös. Just see sama vasakpoolne miljöö, üliharitud ja heal järjel. Teate küll, tunnistustega kõige eliitsematest asutustest, mis on kogu vasakpoolse antisemitismi allikas, ongi see kasvukeskkond, kuhu keskmine Ameerika juut kuulub ja mida ta oma lastele soovib. Ja ma arvan, et paljud kogevad praegu teatud kognitiivset dissonantsi. Sest nad ei saanud aru, et see maailmavaade ei vihka mitte ainult juute, vaid ka inimesi, kes muutsid Ameerika meie jaoks nii külalislahkeks paigaks. Ja selles mõttes kirjutan ma raamatu. Nad pole mitte ainult iseennast saboteerinud, vaid see on tegelikult tohutu reetmine kõige suhtes, mida see riik meie heaks kunagi teinud on. Aitäh, et kuulasite Think Twice'i. Ükskõik, kas kuulate meid mõnel taskuhäälingu platvormil või vaatate meid otseülekandes Facebookis, X'is või JNS'i YouTube'i kanalil, palun pange like ja või tellige JNS. Klõpsake teavituste saamiseks kellukese ikoonil ja andke meile häid hinnanguid. Samuti lisaks Think Twice'ile on olemas ka Jonathan Tobini igapäevane taskuhääling, kus jagan teiega rohkem uudiseid ja analüüsi kõige olulisemate teemade kohta, millega me täna silmitsi seisame. Leiate Daily Show saate nimega Jonathan Tobin Daily JNS'i kanalilt kõikjal, kus te oma taskuhäälinguid kuulate. Ja nüüd tagasi tänase programmi juurde. Ja ma arvan, et üks sinu peamisi mõtteid on see, et liberaalsed juudid või need juudid, kes, nagu sa ütled, on woke meeleviirusele alla andnud, on omaks võtnud ohvri rolli Ameerikas, justkui see ei erineks Euroopast. Nii et me tahame sügavamalt uurida mitte ainult woke meeleviirust, vaid ka juudi pessimismi Ameerikas pärast 7. oktoobrit. Pole kahtlustki, et Harvardi, Yale'i, Princetoni, Columbia ja ülejäänud akadeemilise eliidi ning ka kunstimaailma poolt juutide reetmine, samuti selliste inimeste nagu Zohran Mamdani valimine, on paljusid juute, liberaalseid juute ja isegi mõningaid konservatiivseid juute sügavalt masendanud. Ma tean, et mõned arvavad, et see on Ameerika juutluse kuldajastu lõpu algus, nagu nad seda nimetavad. Kuid sina, ma arvan, väidad õigesti, et see oli lihtsalt see, mis Ameerika juutus alati olnud on. Kuigi nemad, nagu sa välja tood, mõistavad Ameerika mineviku valesti. Yeah. Ma arvan, et praegu on võtmeküsimus ka see, miks nad eksivad tuleviku suhtes. Nad eksivad tuleviku suhtes, sest nad eksivad mineviku suhtes. Ma mõtlen, teate, ma kuulen muidugi kogu aeg juutidelt. See on nagu see hetk, mida mu vanavanemad Saksamaal kirjeldasid, kui nad arvasid, et nad on suurepärased Saksa kodanikud ja kuidas Saksamaa võiks kunagi nende vastu pöörduda. See ei ole sellega üldse sarnane. Kõige haldemad hetked Ameerika ajaloos ei olnud sellega üldse sarnased. Sest neid vanavanemaid ümbritsesid inimesed, kes vihkasid juute. Ja võib-olla kõige viisakamas seltskonnas polnud hetkeks sobilik seda välja öelda, aga nad teadsid, et kui natuke sügavamale vaadata, siis maa ise lausa kisendas juutide verest. Ja Ameerika pinnas on täpselt vastupidine. Pinnas ise lükkas juudi vihkamise tagasi juba sellest hetkest, kui esimene juut 1654 aastal Ameerika pinnal astus. Ja see on vastik ja andestamatu reetmine, kui seda ajalugu ümber kirjutada ja teha meist ohvrid, et pugeda neetud antisemiitide ees. On vastik pöörata selg kristlastest ameeriklastele, kes ei pöördu meie vastu kunagi ja seisavad alati meie eest. Ja me nimetame neid valgeteks natsionalistideks ja antisemiitideks. See on vastik. Ja ma kirjutasin selle raamatu, et see oleks meie kogukonnale äratuskell, sest see on nii suur reetmine. Kui meie vanavanemad näeksid, mille üle me vingume, keeraksid nad end hauas ringi. Ma mõtlen, see on lihtsalt naeruväärne ja sa tead, et see ei ole sügav süsteemne rõhumine, sest valitsus on alati meie poolel. Ja see ongi selle juures nii hämmastav. Ja alati on olnud. Ja alati on olnud. Et Ameerikas oli antisemitismi. Muidugi oli. Juutidele kehtestati kvoodid. Teate, aasta enne kvootide kehtestamist oli Harvardi sisseastujate seas 20% juute. Nad olid nagu, see on liiga palju juute.
Nagu pange kvoot peale, teate, 4%. Ma olen kvootide vastu, okei, ma arvan, et need on kohutavad, need kestid väga lühikest aega ja need kaotati väga kiiresti. Kehtestati. Teate Tõepoolest. Kuigi muidugi ei näe sa samasugust pahameelt Aasia-ameeriklaste kaitseks, kes on tegelikult tänapäeva kvoodisüsteemi ohvrid päris samal viisil. Need olid piiratud linnaosad. Oli maaklubisid, kuhu juuta ei lubatud, eks. See kõik eksisteeris muidugi, aga iga kord, kui valitsus sekkus, tegi ta seda meie kasuks. Ja lisaks, alates hetkest, kui juudid siia saabusid, nähti neid mitte ainult võrdsetena, vaid ka väärtuslike partneritena selle suure riigi rajamisel. Asutajaisad armastasid juute. Nad nägid meid selle tsivilisatsiooni algmaterjali pärijatena, mida nad siia ehitada püüdsid. Ja selles mõttes olime me neile väga kallid, keskse ja fundamentaalse tähtsusega selles, kuidas nad seda uut maailma ette kujutasid. Ja seda kõike ümber kirjutada, sest ainus valuuta, mida vasakpoolsed täna lubavad, on ohvristaatus ja rõhumine. Ma lihtsalt arvan, et see on Ameerika ajaloo reetmine. See on juudi ajaloo reetmine ja see peab lõppema. Me peame sellest mõtteviisist välja murdma, sest just see põhjustab paljusid probleeme, millega me praegu silmitsi seisame. Oma raamatus käsitled sa sama küsimust, millele paljud targad inimesed, nagu Norman Podhoretz ja teised, on püüdnud vastata. Miks on juudid liberaalsed? Ja sa teed seda, viies oma lugejad rännakule läbi Ameerika ajaloo ja Ameerika juudi ajaloo. Lühidalt, miks tundsid juudid 20. sajandi esimesel poolel end poliitilisel vasaktiival nii koduselt? Ja miks jäävad nii paljud sinna, vaatamata sellele, et vasakpoolsed, sellisena nagu nad praegu on nende ja nende huvide suhtes vaenulikud? Need ongi need kaks küsimust, millele ma raamatus vastata püüan. Olen kindel, et ka sinult, nagu minultki, küsivad seda sageli mitte juudid, kristlased, konservatiivid. Näiteks, miks juudid hääletavad demokraatide poolt, kui demokraadid neid vihkavad ja meie armastame neid? Tead küll, minult küsitakse seda kogu aeg. Ja ma tahtsin mõlemale küsimusele vastata. Miks juudid said demokraatideks ja miks vasakpoolsed siis nende vastu pöördusid? Juudid said demokraatideks väga mõistlikel põhjustel. Alustuseks, kui antisemitism 20. sajandi jooksul kuni umbes 1967 või 1970 aastani esile kerkis, oli see parempoolses leeris. Teate ju, sajandi vahetusel immigreerus siia 1 kuni 2 miljonit vene juuti. Nad olid vaesed ja leidsid tööd õmblustööstuses, kus neid kohutavalt ära kasutati. Enamasti nende poolt, kes olid vaid mõned aastad enne neid saabunud juudid. Kogusid natuke kapitali ja avasid higitöökoja. Ja paljud neist tegidki seda. Juudi proletariaat osutus väga lühiajaliseks nähtuseks, isegi mitte üheks põlvkonnaks. 15 aasta jooksul said enamikust juutidest, tead küll, tootmisvahendite omanikud, kui nii võib öelda, ja nende lastest said omakorda spetsialistid. Aga 1900-ndatel, 1910-ndatel ja 1920-ndatel olid nad väga vaesed. Ja nemad alustasidki töölisliikumist, sest nad uskusid, et neil peaks olema õigus väärikusele kui töötajatel. Ja kui nad hakkasid ühiskonnas tõusma ja kasutasid ära Ameerika kapitalismi võimalusi, nad otsisid liikumist, mis ei oleks ainult sotsialistlik, vaid mis hindaks kapitalismi ohverdamata töö väärikust. Ja nad leidsid selle tõesti New Dealis, mis, tead küll, põhimõtteliselt oli nende kirjutatud. Antisemiidid nimetasid seda Jew Dealiks. Aga Francis Perkins oleks sulle öelnud, et juudi advokaadid olid selle seadusandluse kirjutamisel tohutult üleesindatud. Ja see oligi kõige olulisem idee. See ühendas kapitalismi austamise töö austamisega. See oligi see, kus juudi kogukond tol hetkel oli. Nad olid alguses sotsialistid, aga siis nad justkui hävitasid sotsialistliku liikumise, sest see ei peegeldanud tegelikult nende kogukonna seisukohti. Nii et see oli igati loogiline. FDR päästis riigi depressioonist. Ameerika juudid ülistasid teda, sest nad nägid temas meest, kes alistas Hitleri. Sel ajal ei teadnud nad veel, kui vähe tegelikult juutide päästmiseks tehti. Ja minu sõber Toobi, kes on holokausti üle elanud ja istub minu kõrval sünagoogis, ta rääkis mulle, et kui nad esimest korda siia kolisid, nad ei suutnud mõista, miks juudid armastasid FDR-i nii väga. Nende jaoks oli ta mees, kes tead küll, 405 aastast ei suutnud vastu astuda sügavalt antisemiitlikule välisministeeriumile. Ja ta ütles, tead, alguses me rääkisime sellest ja siis ütleb ta mulle, et me õppisime kiiresti suu kinni hoidma, sest Ameerika juudid ei tahtnud seda kuulda. Nemad lihtsalt ülistasid teda. Justkui see põlvkond, kes lõi Nõukogude juutide toetusliikumise, sai inspiratsiooni just sellest vastuseisust. Õige. See oli igati loogiline. Tead, see viib meid kodanikuõiguste liikumiseni.
mina mõistan seda nii. Tead, marss üle Edmund Pettuse silla toimus vaid 20 aastat pärast Auschwitzi vabastamist. Juudid olid kodanikuõiguste liikumises tugevalt üleesindatud. Muidugi, 90% kodanikuõiguste liikumisest olid mustanahalised, kuid neist 10%, kes olid valged, moodustasid juudid 50–70%. Nad moodustasid kolmandiku valgetest märtritest. Nad moodustasid 70% kodanikuõiguste seadustega tegelevatest advokaatidest. Nad olid üle 50% vabadussõitjatest. See oli Ameerika juutidele väga südamelähedane. Tänapäeval vaatavad Ameerika juudid tagasi ja rakendavad anakronistlikku intersektsionaalset vaatenurka ja nad ütlevad, juudid. Olime esindatud kodanikuõiguste liikumises, sest ka meid rõhuti. Ja me mõistsime, et antisemitismi vastu saab võidelda ainult siis, kui võitled ka islamofoobia ja mustanahaliste vastase rassismi vastu. Olgu, tolleaegsed juudid teadsid, et see oli jama. Nad osalesid kodanikuõiguste liikumises, sest nad teadsid, et neid pole siin kunagi rõhutud. Nad nägid, kuidas juudid siia tulid. Minu sõbranna Toby kolis New Orleansi. Ta jõudis siia 6 kuud enne seda, kui New Orleans desegregeeriti. Ta läks Euroopas rassilise kuuluvuse tõttu rõhutud ja peaaegu väljasuremisohus inimesest Ameerika lõunaosariikidesse, kus temast sai väga sarnase apartheidilaadse rassilise eralduskorra kasusaaja. Ameerika juudid teadsid, et nad ei olnud kunagi midagi sellist läbi elanud. Nad teadsid, et nendega ei ole kunagi käitutud nii, nagu käituti mustanahalistega. Ja nad tundsid seda kui vaimset kohustust tuua need vabadused ja võrdsus, mida iga Ameerika juut oli nautinud alates hetkest, kui me siia saabusime, ka mustanahaliste ameeriklasteni, oma mustanahaliste naabriteni. Nii et see kõik on täiesti loogiline, miks juudid tundsid end rohkem seotuna demokraatliku parteiga. Ja samal ajal, kui esines antisemitismi, tuli see paremalt poolt. See kõik hakkas muutuma. 60ndate lõpus, pärast doktor Kingi mõrvamist. Ta oli juudi kogukonnaga väga lähedane, aga tema liikumise asendas musta võimu liikumine, mis oli väga antisemiitlik. Nad nägid end osana postkoloniaalsetest liikumistest. Nad samastasid end palestiinlastega. Iisrael saavutas 1967 aastal suure sõjalise võidu, mis oli šokeeriv, mis muutis selle esmakordselt Ameerika valitsuse jaoks huvipakkuvaks muide. Enne seda polnud nad Iisraeli vastu eriti huvi tundnud. See on väga oluline punkt, mida nii paljud inimesed valesti mõistavad. Ei saa sellest aru. Nad hakkasid nägema Iisraeli kui olulist liitlast võitluses Nõukogude vastu. Loomulikult olid Nõukogude asunud araablaste poolele. Nad hakkasid levitama seda narratiivi, et sionism on rassism. Ja ameeriklased hakkasid nägema Iisraeli kui potentsiaalselt väga suurt ohtu Nõukogudele. Tegelikult neil oli selles osas õigus. Ja nii see oligi. Tegelikult Nixon, parandamatu antisemiit, oli esimene, kes ütles, et me peame juutidele palju raha andma. Rohkem raha, kui me neile seni andsime. Umbes $350 miljonit aastas, abina. Ja ta ütleb, nad võtsid numbri lihtsalt suvaliselt. Selle numbri mõte, mis oli 2 miljardit, oli lihtsalt sõnumi saatmine Nõukogude Liidule. Sellel polnud mingit pistmist evangelikaalidega. Sellel polnud mingit pistmist IPAC-i või Ameerika juutidega. Mõte oli šokeerida Nõukogude Liitu ja öelda, et see on nüüd meie tugipunkt. Nii et me oleme nüüd mängus, et te peaksite sellega arvestama. See oligi kogu selle asja mõte. Nii et see kõik tead oli loogiline. Aga tol hetkel, tol ajal, vasakpoolsed pöördusid tõesti militarismi vastu. Nad pöördusid tõesti sõjaliste võitude ja sõjalise jõu vastu. See oli Vietnami sõja kõrghetk. Ja loomulikult, 70ndatel hakkas see tõesti võimenduma. Nii et vasakpoolsed olid nagu musta võimu liikumine, samastudes kõigi rõhutudega üle maailma. Ja siis tulid Prantsuse postmodernistlikud filosoofid, poststrukturalistid, kes andsid seni militarismi vastase aktivistliku raevuna väljendunule põhimõtteliselt intellektuaalse raamistiku. Ja see emotsionaalne poolehoid rõhututele ja vaestele ning Aafrika rahvastele, kes vabanevad valgetest kolonistidest. Poststrukturalistid tulid ja ütlesid, et vahet õigel ja valel pole. Kogu lääne tsivilisatsiooni juudi kristlik alus on jama. On ainult võimukad ja võimutud. On ainult institutsioonid, mis kasutavad oma võimu võimetute vastu. Ja see levis Ameerika ülikoolides kulutulena. Ja see koloniseeris täielikult kogu humanitaarteadused, kogu sotsiaalteadused. Käsitlen raamatus väga põhjalikult, kuidas see tegelikkuses täpselt juhtus. Ja siis kõik see kokku. Seal oli aktivistlik pool ja intellektuaalne ülikoolidega seotud pool. Aga minu arvates, ja seda tunned sa ära ka minu teistest raamatutest,
See oleks jäänud ülikooli seinte vahele, kui poleks olnud majanduslikku poolt. Reagani ja hiljem neoliberaalne majandusmudel. See ütles, sul on vaja ülikooli kraadi, et pääseda ligi võimule ja Ameerika unistusele. Sest see, mida see tegi, oli see, et mida kauem sa olid kokku puutunud nende jamade ideedega, selle nõrkuse kummardamisega ja juudi kristliku lääne tsivilisatsiooni hülgamisega, seda kõrgemale sa suudad Ameerika ühiskonnast tõusta. Ja ilma selle kokkupuutete Foucault, mustade päntrite ja kogu selle jamaga, sa ei suuda saavutada isegi Ameerika unelma kõige lihtsamatki varianti. See viis selle ülikoolist välja ja levitas selle kogu demokraatliku partei peavoolu, mis on nüüd osa kolledžist. Haritud meedia, aga ka kogu personaliosakond, tead küll. Kõik, kes töötavad mittetulundusühingutes, kõik, kes töötavad mõnes neist tööstusharudest, kus eelistatakse kõrgharidust. Ja samal ajal sellele vastandult pool kristlased, töölisklassi inimesed, maapiirkondade elanikud kaotasid poliitilist ja kultuurilist mõjuvõimu, sest nad olid rahaliselt raskustes. Ja see ongi see, mis tegelikult tähendas hukatust meie, ma arvan, rahvuslikule ühtsusele, aga ka meie võimele sellele vastu seista. Sellest sai mitte ainult eliidi, vaid ka laiemalt ühiskeel. Nii nagu see oli siis, kui Tom Wolfe sellest kirjutas, vaid tegelikult igaühe jaoks, kes on keskmisel tasemel, keskmise taibuga, igaühe jaoks, kes Ameerikas mingitki võimu taotleb. Ja ma arvan, et just seal see muutuski täiesti tavapäraseks. Nii et kui 7. oktoobri rünnak toimus, igaüks, kellel oli ülikooliharidus, kes oli selle läbi teinud, tead küll selle ärkveloleku mõtteviiruse jamamasina. Lihtsalt ei olnud neil võimet mõelda sellest ideest välja, et Hamas peab ju head olema, sest neil on vähem võimu kui imperialistlikul, militariseeritud Iisraelil. Jah, ma arvan, et see on väga hea tähelepanek ja tead, sinu raamatu kontekstis, ma mõtlen, üks asi, mis mulle selle juures väga meeldib, on see, et sa annad meile neid vinjette juutidest, kes seisavad enda eest, juutidest, kes ütlevad, hei, siin on teisiti. Ja me ei kavatse seda jama taluda, tead, mida me mujal talusime. Ja siiski, ja tead, mulle meeldib see lugu selle rabimatustest, mis aeti laiali, tead, New Yorgis 20. sajandi alguses. Ja siis hakkasid vastu ja see on nagu, tead, see oli nagu okei, see ei ole Venemaa, tead, me ei kavatse seda taluda. Jaa. Aga 100 aastat hiljem tundub, et juudid on valmis seda taluma. Jaa. Sest nad arvavad, et nad väärivad seda, tead küll. Tead, ja see on väga frustreeriv meile, kes näeme seda laiemas plaanis, aga see on täiesti loogiline. Ja tulles tagasi sinna, kust me alustasime, woke mõtteviiruse juurde. Aga tead, see kõik taandub ikkagi nendele toksilistele vasakpoolsetele teooriatele, mis toodi meieni prantslaste ja Frankfurdi koolkonna poolt. Need võtsid üle akadeemia, kunsti, suure osa meie avalikust diskussioonist ja ajakirjanduse. Ja sellepärast olemegi olukorras, kus juudid on justkui kõrvale jäetud ja vaatavad pealt. Nad taluvad seda, sest selleks on sotsiaalsed stiimulid. Kedagigi ei ähvardata füüsiliselt. Ma mõtlen, see oligi see, mis mind nii väga häiris kogu selle arutelu juures, et juudi õpilased polevad turvalised. Tead, see on nagu hiljuti avaldati uuring, kus selgus, ma ei tea, kas see oli enamus, ma ei mäleta täpseid numbreid, aga väga suur osa ülikoolilinnaku protestilaagrite meeleavaldajatest olid nad/neid pronoome kasutavad inimesed. Okei. Need ei ole inimesed, kes oleksid füüsiliselt hirmuäratavad. Ma ei taha laskuda hirmutavatesse stereotüüpidesse, aga ma saan aru, mida sa mõtled. Ma lihtsalt olin. See polnud see meeskond seal. Täpselt, seal olid enamasti naised. Oli palju neid, kes kasutavad nemad, nende, palju kveeri kogukonna liikmeid. Tead küll, kas sul on see? Nad nimetavad end ise nii. Ja, me ei kasuta seda solvanguna. Idee, et juudi tuudengeid julgustati selle ees värisema. Jääge sinna, kus olete. Neile öeldi, tead küll, võimude, juudi kogukonna juhtide poolt, Õige. Et nad jääksid sinna, kus on. See oli tõesti õõvastav. Olles ise protestidega kokku puutunud, võin öelda, et selles on midagi hirmutavat. See puudutab sind sügavalt hinges, sest nad käituvad nagu zombid. Nad ei räägi sinuga. Nad ei vaata sind nagu inimest. On üks inimene, kes on nagu nende eestkõneleja ja ta on, tead,
täielik psühhopaat. Ja ülejäänud lihtsalt, sa proovid nendega inimesena rääkida, aga nad ei vaata sind isegi. Ja kuna me kõik oleme näinud zombifilme, siis see on väga õõvastav, aga füüsiliselt pole sa ohus. Ma vaatasin läbi nii palju ADL-i registreeritud 10 000 juhtumist, kui suutsin. Nagu enamik sellest oli skandeerimine, protesteerimine ja graffiti ning tead sellised vastikud asjad. Ma mõtlen, mulle ei meeldi need kvoodid, ma ei õigusta neist midagi. Aga mõte, et juudi tudengid peaksid selle pärast kartma, tundus mulle äärmiselt solvav. Ja see asi on selles, et täpselt, miks te ei võitle? Ja ma olin hiljuti ühel üritusel, 92nd Street Wise, ja inimesed küsisid, et mida me peaksime tegema. Ma mõtlen, tundub, et parempoolsed koos J.D. Vance'i, Groyperside ja Tuckeriga ning siis vasakpoolsed koos Mamdani ja DSA-ga ja kõik vihkavad. Mida me peaksime tegema ja kelle poolt hääletama? Ja ma ütlesin, mind ei huvita, kelle poolt sa hääletad. Vali ükskõik kumb pool. Vali pool ja võitle. Võitle. Ma mõtlen, võitle. Pole midagi rohkem Ameerika vastast kui antisemitism. Ja et sina annad alla või ütled, ma pakin oma kotti ja kolin Iisraeli. Mis mõttes? Mine. Meil pole sind vaja. Mina ei lähe kuhugi. Ma jään selle laevaga lõpuni. Ja tead mis? See laev ei upu, sest 80% vabariiklastest on endiselt tugevalt Iisraeli poolt. Ma mõtlen, et ühel poolel on tõsine probleem. Ja muide, see muutub ka varsti. Sest nad kaotavad suurelt, kui nad valivad selle mehe Michiganis, selle Al-Sayedi. Ta kaotab Mike Rogersile 10 punktiga ja demokraatidel on üks asi, mida nad tõesti vihkavad ja see on võidetavate valimiste kaotamine. Kui see juhtub, näete tohutut tagasipööret tsentrisse, sest Hailey Stevens muidugi kandideerib mõõdukana. Ja ta kandideerib mõõdukana, uhkusega AIPAC-i raha vastu võttev mõõdukas. Nii et mulle tundub, et suur osa hirmust on liialdatud ja see on ka reetmine sellele ajaloole, mida me siin oleme nautinud. Ma arvan, et mul on tead, ma justkui kuulen oma kuulajaid ja publikut ütlemas, aga mis saab nendest juhtumitest, kus juudid on vägivallatsejad? Miks me räägime ainult ühest küljest? Vähem kui nädal pärast pussitamist New Yorgis, mis oli tõsine. See juhtus kohe pärast Mamdani viimast Iisraeli vastast avaldust. Teate küll, verelaimu ja genotsüüdi süüdistuste tiraadi. On olnud ka teisi vägivallajuhtumeid. Tead, see nimekiri ei ole väga pikk, aga sellest piisab. Tead, et olla. Nagu sa tead, on põhjust muretsemiseks, et antisemitismi suhtes on olemas teatav sallivus ja sallivus antisemitismi vastu. Seda on normaliseerinud tead woke meedia, New York Times ja paljud teised inimesed Ameerika avalikus diskursuses. Ma ei saa inimestele öelda, et nad ei peaks seda kartma. Küsimus on selles, kuidas nad peaksid sellele reageerima, mitte selles, kas see on tõsine või mitte. Esiteks, ma mõtlen, et vasakpoolsed on praegu äärmiselt vägivaldsed. Veerand väga liberaalsetest inimestest, kes nimetavad end väga liberaalseteks, arvavad, et poliitiline vägivald on täiesti vastuvõetav. Meil ei ole olukord halvem kui kristlastel. Meil ei ole olukord halvem kui konservatiividel. Ma mõtlen, nad varastasid noorte kristlaste liikumise avatari, Charlie Kirki. Tead, me oleme heas seltskonnas. Vasakpoolsed on kurjad ja vägivaldsed ning nad on vastikud ja nad tuleb võita. Ja me peaksime välja selgitama, kes on meie sõbrad ja kes seisavad meie kõrval ning võitlema nendega kõrvuti. Muidugi, see on hirmutav aeg. Vasakpoolsed on radikaliseerunud. See on hirmutav aeg, kui sul on kinnisvara New Yorgis. See vastik antisemiitlik linnapea lekitas just sinu andmed. Ta vihkab juute. Ta levitas verelaimu. Ta kutsub üles vägivallale Netanyahu vastu. Ta on kuulutanud juutidele sõja. Ja jah, ühiskonna äärealad võtavad selle kutse kuulda, nagu me New Yorgis nägime. Meil ei ole olukord hullem kui valgetel kristlastel. Lihtsalt ei ole. Ja see on meie enda omamoodi lühinägelikkus, mis on meid eraldanud meie sõpradest, kes läbivad sama asja. Sest need, kes meid vihkavad, vihkavad ka neid. Nad ütlevad alati, et antisemitismi vastu võitlemiseks tuleb võidelda islamofoobia vastu. Need käivad käsi käes. See on kõige suurem jama, mida ma kunagi kuulnud olen. Valdav osa vägivallast juutide vastu panevad toime moslemid. Ma mõtlen islamofoobiat. Praktikas tähendab see lihtsalt moslemi märkamist. Ei saaks rohkem nõustuda. Aga on inimesi, kes seisavad meie kõrval. On inimesi, keda antisemitism jälestab ja õõvastab. Lihtsalt enamik juute ei tea seda, sest nad ei vaata Fox Newsi. Nii et me kogukonnana surusime end nurka, kus ainus ellujäämismehhanism oli püüda võita nende poolehoidu, kes meid põlgavad. Nad ei taha meid. Nad ei taha meie raha. Tead, kuni hiljutise ajani tuli 50% demokraatliku partei annetustest juutidelt.
Nüüd on Demokraatlik partei rahast lage, sest tead, mis sa ajad juudid minema. suur uudis Washingtonis, jah. Ja, ma mõtlen, võib-olla nad vajasid seda AIPAC-i raha, ma ei tea. Tead, ma kuulen juutidelt kogu aeg, miks ma peaksin annetama parteile, kes mind aktiivselt eemale tõrjub. Lõpetage, tõuske põlvilt juudid ja lõpetage heakskiidu anumine inimestelt, kes meid vihkavad. See on solvang juudi ajaloole ja solvang Ameerika ajaloole. Me peame lõpetama sellele ühele poolele truuks olemise ja taastama oma lojaalsuse selle riigi vastu, suurimale riigile inimkonna ajaloos. Jah, ma arvan, et lähme natuke sügavamale demokraatide tuleviku teemal. Sa just ütlesid midagi väga optimistlikku demokraatide tuleviku kohta. Tead küll, sa põhimõtteliselt ennustad seda ja ma olen kuulnud sind seda ka mujal ütlemas, et 2028 aastal. Arvad sa, et demokraadid valivad mõõduka kandidaadi, mitte kedagi intersektsionaalsest vasakpoolsusest presidendikandidaadiks? Ja tõepoolest, kui El Sayed saab Michiganis lüüa, siis võib-olla just selle sõnumi demokraadid sellest võtavadki. Ma ütleksin lihtsalt, et Demokraatliku partei vasaktiib ongi tegelikult see baas. See on see valijaskond. Need on inimesed, kes eelvalimistel hääletavad. Ja kas ma võin sellega mitte nõustuda? Minu jaoks on Demokraatliku partei tugisammas mustanahalised naised ja nemad vihkavad seda jama. Ma mõtlen, nad vihkavad seda. Neil ei ole mingit huvi kellegi vastu. CNNis oli hea tsitaat, kus keegi ütles, et Abdullah Sayed hoolib rohkem läänekaldast kui Detroiti läänepoolsest osast. Neid ei huvita Iisrael. Neid ei huvita Ukraina. Nad tahavad mõõdukat kandidaati. Mustanahalised demokraadid on demokraatliku koalitsiooni kõige konservatiivsem osa, mis jääb varjatuks, sest nad hääletavad nii ülekaalukalt demokraatide poolt. Sotsiaalselt kindlasti konservatiivsed. Sotsiaalselt konservatiivsed. Ja minu jaoks on mõte, et DSA on justkui põhituumik. See jätab tegelikult suure osa loost välja. Ja. Mõõdukusest on raske vaimustuda. See on sõnumi probleem, mis mõõdukail on. Aga tead, enamik ameeriklasi nimetab end mõõdukaks. Nad ei taha maagat. Nad ei taha DSA-d. DSA on sõltumatute ja paljude demokraatide seas väga ebapopulaarne, sest neil pole lihtsalt huvi selle vastu, mida nad pakuvad. Muidugi, kuna ma elan New Yorgis, on seda raske näha, sest siin on nad nii edukad. Aga kõikjal, kus nad edukad on nad edukad haritud, rikaste ja valgete seas. See on sotsialism rikastele. Al Sayed avaldas lõpuks oma tuludeklaratsiooni. See mees on miljonär. Tal on kinnisvara. Ta on tervishoiukonsultant. Hüvasti. Loomulikult on ta seda. Tervishoiukonsultant. Tema naine ei võta Medicare'i vastu. Ja, Medicare kõigile andis selle üle. Vastu, ja. See on lihtsalt nii täiuslik. Igaüks neist on täpselt selline ja see on naljakas, sest nad ütlevad, et nende asjadele tähelepanu juhtimine on islamofoobne. Miks peab iga moslem Iisraeli vihkama? Miks see nii on? Mina ei tohi seda tähele panna. Tead, hiljuti tuli välja veel üks uuring. Pew leidis, et 44% Ameerika moslemitest toetab Hamasi. Tõenäoliselt on see protsent palju kõrgem. 44% on need, kes on valmis küsitlejale seda ütlema. Neil on Hamasist positiivne arvamus. Kui sa näed Ameerikas tänaval moslemit, siis on umbes 50% tõenäosus, et tal on Hamasist positiivne arvamus. Me peaksime lihtsalt teesklema, et see nii ei ole. See, mis paneb mind selle suhtes tegelikult optimistlikult tundma, on see, et ma ei näe, et see oleks Demokraatliku partei tulevikus sügavalt juurdunud. Minu jaoks on Vaba Palestiina liikumine põhimõtteliselt uusim maa tunnustamise rituaal. See on nagu politsei rahastuse vähendamise liikumine 2020 aastal. Ja 2028 aastal hakkavad inimesed teesklema, et nad ei olnud selle rongi peal. Inimesed tüdinevad asjadest, tead küll. Kõigepealt olid maatunnustamised, siis tuli politsei rahastuse vähendamine. Siis tuli transnaised on naised. Siis tuli kliimateema. Riik läheb hukka, maailm lõpeb. 12 aasta pärast. Ja sa näed, nad liikusid neist teemadest edasi, kui nad nägid, et töölisklassi inimesed lükkasid need täiesti tagasi ja nii edasi. Isegi Greta Thunberg on nüüd liikunud edasi Vaba Palestiina liikumise juurde ja lihtsalt neil ei ole püsivust. Tead, see on tõsi, et kellegi nagu Mamdani jaoks on Vaba Palestiina see, mille nimel ta süda tuksub. Ja kogu see sotsialism on lihtsalt kattevari, täpselt nagu El Sayadi puhul. Medicare for all on lihtsalt kattevari selle Vaba Palestiina jamale. Aga nendel inimestel ei ole riiklikku kandepinda. Neil tõesti ei ole. Ja Mamdani teeb ikka ja jälle vigu, üks teise järel. Avalikustades kinnisvara omanike nimesid, Ken Griffini videot, tuues esile näiteks ühe juhi ajal, mil neid sõna otseses mõttes tänavatel maha lastakse, kuulutades juutidele sõja.
see kõik ei ole lihtsalt ameeriklaste seas populaarne. Noh, nemad, kui nad oleksid siin meiega, vaidlevad vastu, et küsitlused näitavad, et see on populaarne. Võib-olla see ongi nii ja ma loodan, et sul on õigus. Ja ma tegelikult arvan, et sul on õigus, et see on suundumus, mis ei saa tegelikult suure enamuse ameeriklaste seas tõelist toetust. Ja ma arvan, et Ameerika juutkonna ajalugu tõestab seda, nagu sa oma raamatus näitad. Aga praegu, tead, küsitlused näitavad suurt vihkamist Iisraeli vastu. See ei ole nii. Enamus parempoolsetest inimestest on endiselt Iisraeli poolt. Aga siiski on. Tead, kui sa süvened küsitlustesse, siis näed, et nooremad inimesed, isegi nooremad konservatiivid, kui sa usud küsitlusi, on vähem Iisraeli-meelsed kui nende vanemad. Ja tõepoolest, nagu oleme näinud sel aastal paljudes demokraatide eelvalimistel üle kogu riigi, praegu on Iisraeli vastasus justkui demokraatliku poliitika ühendav eesmärk ja põhimõte koos usuga, et immigratsiooniseadusi ei tule jõustada. Ja Palestiina teema tundub neid isegi rohkem kirglikult haaravat kui nende vihkamine ICE vastu. Tead, see on praegu selle hetke keskmes. On raske sellest kaugemale näha. Ja tõepoolest, sest tundub, et see on nagu haaranud, tead küll põhjuse, miks El Sayad on nii palju toetust saanud. Ja tead, ta lõi välja selle vasakpoolse, kes arvas, et temast saab Hailey Stevensi vasaktiiva vastane. Mallory McMorrow. Oli see, et tead, et paljud ameeriklased usuvad genotsiidi süüdistusi ja verevale süüdistusi Iisraeli vastu, kellel on, tead, nad on selle omaks võtnud peavoolumeediast, mis on, nagu sa välja tõid, woke. Tead, kas see on tõesti nii lihtne, et peame lihtsalt ootama, kuni palavik möödub ja sellega võitlema, nagu sa ütled, millega ma nõustun. Aga tead, ma ei saa süüdistada inimesi, kes vaatavad seda ja ütlevad, oota nüüd, see on ju tõeline probleem. Tead, nad arvasid, et politsei pani 2020 aastal mustanahaliste vastu toime genotsiidi. Tõenäoliselt see oli nad enam sama nii ei suur arva. verelaim nagu genotsiid Gazas. Ja nad tõenäoliselt enam seda ei usu. Vasakpoolsed on üleharitud, enamasti heal järel inimesed, kes arvavad, et nad on moraalselt paremad kui tegelik töölisklass. Seega vajavad nad hulgaliselt väljamõeldisi ja edevusi, et toetada seda illusiooni, et nad on justkui väikese inimese poolel. Ja seepärast nad liiguvadki ühelt teemalt teisele. Praegu täidab Vaba Palestiina just seda rolli. See on mõeldud varjama tõsiasja, et kõik need sotsialistid jäävad töölisklassi inimeste seas, olenemata rassist, vabariiklastest 20% võrra maha. Nad teevad küsitlusi. Abdullah Sayed saab 21% mustanahaliste häältest. Hailey Stevens saab 67% mustanahaliste häältest. Okei, see on lihtsalt tead olukord. Bernie Sanders ei saanud mustanahalistelt valijatelt toetust. Ta jõudis palju kaugemale noorte latiinode seas, kes on enamasti ülikooli haridusega ja seetõttu toetavad avatud piire ning ICE kaotamist, erinevalt vanematest põlvkondadest, kellele see ei meeldi. Mistõttu sotsialistid tahtsidki Nevadat esimeseks eelvalimiste osariigiks, kuid nad kaotasid Lõuna-Carolinale, kus on suur mustanahaliste mõõdukate naiste elanikkond. Nii et ma olen selle suhtes üsna rahulik. Ma arvan, et nad liiguvad sellest edasi. Iisrael ei ole Ameerikas populaarne. See ei ärata eriti kaastunnet. Kui küsida küsitlustes, kellele sa rohkem kaasa tunned? Aga ausalt öeldes, Jonathan, kas me ei võiks omavahel tunnistada, et palestiinlased väärivad palju rohkem kaastunnet kui Iisrael? Kui ma peaksin valima, kellele ma rohkem kaasa tunnen, siis tänu Jumalale ma ei usu, et Iisrael vajab minu kaastunnet. Ja ma tõesti tunnen kaasa palestiinlastele, sest kõik, kes neist hoolivad, on psühhopaadid. Seega on mun neist praegu kohutavalt kahju. Hävitavaid asju. Nii et ma ei arva, et see tähendaks mingit tohutut muutust. Ma ei tea, kas see tähendab rohkemat kui ICE kaotamist. See on lihtsalt voorussignaal, mis on võõras. Töölisklassile, kelle demokraadid teavad tagasi võitma, vastasel juhul ei saa nad enam kunagi konkurentsivõimeliseks. Huvitav asi, mille sa välja tõid, puudutab noori parempoolseid, aga isegi seal olen ma selle narratiivi suhtes väga skeptiline. Need noored, kellele Iisrael ei meeldi ja kes on parempoolsed, teate ju, 10 aastat tagasi oleksid nad olnud vasakpoolsed. Noorte meeste seas toimus suur kultuuriline nihe paremale. Ja minu jaoks on see lihtsalt esimene märk sellest, et nad liiguvad tagasi vasakule, mis on nende loomulik kodu.
Ma mõtlen, noored on vasakpoolsed ja siis nad kasvavad suureks. Nad ostavad kinnisvara. Enamik neist, jah. Ja nad lõpetavad juutide ja teiste inimeste vihkamise, tead. See on nagu eluring, tead. Ma näen Kreupersi liikumises palju vasakpoolseid impulsse. Seedung süüdistada kõiki oma probleemides, see kaotaja mentaliteet, Ameerika vihkamine. Ma ei tea, kas see on nii oluline. Vabariiklaste seas tervikuna pole Iisraeli toetuses mingit langust olnud. Tegelikult on Iisrael vabariiklaste seas praegu populaarsem kui enne 7. oktoobrit. Seal on väga tugev toetuspõhi ja keegi, kes sellest aru ei saa, ei ole vabariikliku partei eelvalimistel konkurentsivõimeline. Jumal tänatud. Räägime sellest. Selles pole kahtlustki, ja eriti kui rääkida valitsevast klassist. Tead, vabariiklaste fraktsioon on peaaegu üksmeelselt Iisraeli poolt. Ja see üks, ilmselgelt Iisraeli vastane liige, esindajatekoja vabariiklaste fraktsioonis jääb jaanuaris tööst ilma. Ja Thomas Massi. Need asjad ei ole omavahel seoseta. Jaa, täpselt. Sest tead, ta kandideeris nii nagu Abdul El-Said tegi AIPAC-i vastu. Tead, eks me näeme, kuidas see Michiganis välja kukub järgmisel nädalal, kui me seda salvestame täpselt nädal enne seda eelvalimist. Aga me nägime, kuidas see Kentuckys välja mängis, kus tema ringkonnas tegelikult polnud eriti palju juute, aga ta sai, tead küll, ta sai korralikult lüüa Trumpi toetatud konservatiivilt, endiselt mereväe eriüksulaselt, kelle, tead küll, Massi oli sunnitud ütlema, et kui ta tahab teda kätte saada, peab ta Tel Avivist üles leidma. Tead küll, see ei läinud parempoolsetele üldse korda. Aga on üks väga suur erand selle ühtse Iisraeli-meelse hoiaku suhtes parempoolsete seas, vähemalt valitseva klassi hulgas. Ja see on üsna suur erand ja see on Ameerika Ühendriikide asepresident J.D. Vance, kes teate ju. Ja ma ütlen seda inimesena, kes suhtus temasse üsna poolehoidvalt, vähemalt alguses, teate ju. Jaa, teate ju, Turning Point USA festil, Ameerika festil eelmisel detsembril kaotas ta minu poolehoiu, kui ta otsustas olla avalikult neutraalne Tucker Carlsoni antisemitismi küsimuses. Ja ta näib oma Joe Rogan intervjuus seda joont veel jõulisemalt ajavat, teate ju, süüdistades Iisraeli igasugustes asjades, käitudes põhimõtteliselt nii, nagu Kreupersaid toetus oleks päriselt olemas. Ja nagu ta teaks midagi, teate ju, Ameerika parempoolsete poliitikast, mida sina ja mina ei tea. Miks tal ei ole õigus? Ma mõtlen, küsitlused näitavad, et Kreupersid on täiesti marginaalsed ja peavoolu poolt põlatud, nii et tal ei ole selles osas üldse õigus. Ma tahan lihtsalt täpsustada, mida ta tegelikult Joe Rogani saates ütles. Ta ütles, et need Ameerika kodanikud, kellel oli probleem tema mõttetu vastastikuse mõistmise memorandumiga, vabandage mu keelekasutust, et Iisrael maksis meile selle eest. Nii et ta laimas Ameerika kodanikke, kellel oli probleem kokkuleppega, mis oli juba lagunenud, sest see oli mõttetu. Sel ajal, kui ta rääkis, jah. Sel ajal, kui ta oli... Sest ta kordas Obama ja Bideni vigu, olgem ausad. Tal oleks väga vedanud, kui ta oleks isegi JCPOA-le lähedale jõudnud. Tema saavutas palju halvema tulemuse. Ta laimas meid, süüdistades topeltlojaalsuses ja väites, et meid maksab sõna otseses mõttes Iisrael. See on kõige vanem antisemiitlik laim üldse. See on jälle asi, mida asepresident ütleb oma riigi kodanike kohta, keda ta teenib. Kodanikud, kes on tema enda poolel. Lihtsalt šokeeriv. See ei puuduta Iisraeli. Ta ütles, et on Iisraeli suhtes mõõdukas. Mina olen ka Iisraeli suhtes mõõdukas, kuigi see ei ole vabariikliku partei seisukoht. Nagu Lawrence Jones Fox Newsi kanalil välja tõi, ta ütles, härra asepresident, see ei ole vabariikliku partei seisukoht Iisraeli suhtes. See ei puuduta Iisraeli. Asi on selles, kuidas ta minust räägib. Sest ta tahab, et ma tunneksin, et pean tõestama, et ma ei ole nagu Mark Levin, et mina panen Ameerika esikohale, et ma ei ole Iisrael. Ta tahab, et ma tunneksin, et pean põlviri laskuma ja paluma neil tunnistada, et ma panen tõesti Ameerika esikohale. Unustage see on vasakpoolsus. See on vasakpoolsus. Te tahate, et teie juudid tunneksid, et neil on vaja tõestada, et neil ei ole kaht lojaalsust. Kas sa teed nalja või? Ei, absoluutselt mitte. Lihtsalt absoluutselt mitte. Ja ma pean sulle ütlema,
ma kuulen inimestelt iga päev, mitte juutidelt. Ma ei hääleta kunagi J.D. Vance'i poolt. Iga päev kirjutavad inimesed mulle ja ütlevad seda. Nad on õuduses sellest, kuidas ta neist teemadest räägib. Ja samal ajal ütlen ma seda. Ma kuulen iga päev demokraatidelt, kes ütlevad mulle, et nad hääletaksid väga hea meelega Marco Rubio poolt. Demokraadid, tõelised põhimõttekindlad, kes pole kunagi vabariiklase poolt hääletanud, ei näe üldse probleemi selles, et nad võiksid tema poolt hääletada. Kindlasti, kui ta kandideerib kellegi nagu AOC vastu, aga isegi Gavin Newsomi vastu. Ei, Rubio. Josh Shapiro puhul võib-olla nad valiksid Shapiro, tead. Hea uudis minu koguduse kaaslasele siin Philadelphia piirkonnas. Aga see ei ole tühine asi. On palju vabariiklasi, kes ei kaaluks kunagi J.D. Vance'i, eriti naised muide. Tal on tõsine probleem naistega. Ja palju demokraate, kes suudaksid esimest korda elus end vabariiklasena ette kujutada. No, põhimõtteliselt ütled sa, et need liiga vara tehtud küsitlused, mida kogu aeg tehakse selle kohta, kes saab olema kandidaat, mis näitavad, et Vance'il on endiselt märkimisväärne edumaa. Marco Rubio ütleb, et ta ei kandideeri uuesti, on öelnud, et ta ei kandideeri J.D. Vance'i vastu. Nii et kuigi ma nõustun iga sinu öeldu punktiga, ma ei saa J.D. Vance'i võimalusi kõrvale jätta. Ta on praegune asepresident. Ja kui president Trump ei sekku, tead, ja muidugi talle meeldib alati sekkuda, kui ta näeb, kes hakkab võitma, ma ei saa tema võimalusi 2028 aasta vabariikliku partei kandidaadiks saada kõrvale jätta. Mina ka mitte, sest ma ei alahinda kunagi vabariikliku parteid, tead, et nad suudavad kindla võidu maha mängida. Ma mõtlen, et võtta kaotus võidu äärelt ja teha vale valik. Nii et on väga tõenäoline, et temast saab kandidaat. Ta ei ole üldvalimistel konkurentsivõimeline. Nii et ükskõik, kes tema vastu kandideerib, olgu see siis AOC või Gavin Newsom, sellest saab president, see inimene, kes tema vastu kandideerib. Ma ei tea, kas AOC, J.D. Vance, see natuke lõhub arvutimudeli, sest ja, ma ei ole selles kinder, aga ma mõtlen, see viib tagasi selle küsimuseni, tead küll, kas vasakpoolsed suudavad demokraatliku partei üle kontrolli haarata. Tead küll, Bernie Sandersi tiib tunneb, et neid on viimased 3 valimistsüklid Hillary Clintoni ja Joe Bideni poolt petetud. Nad arvavad, et 2028 on nende kord. Lõuna-Carolina naised, mustanahalised naised Lõuna-Carolinas, sellest hoolimata. Tead, lähme selle juurde korraks tagasi. Kas sa tõesti arvad, et Josh Shapiro taolised inimesed suudavad neid demokraatide eelvalimistel võita? Ma ei tea. Tead, Kamala Harrisil on päris head võimalused. Ta ilmselt kandideerib. Ja kui ta kandideerib kindlasti. Kui ta kandideerib, siis ta võidab Lõuna-Carolina. Nüüd, mida see tähendab? Kas ta võiks võita Nevada? Tõenäoliselt mitte. Kas ta võiks võita New Hampshire? Tõenäoliselt mitte. Pete Buttigieg võidab New Hampshire'i. See saab olema tõeliselt lõbus. Ma olen sellest väga elevil. Nagu, Noh, me oleme ajakirjanikud, meile meeldib see teema, aga tead, valijad ei hooli Iisraelist. Umbes 90% sellest eelvalimistest saab olema Iisraeli teemal. Ja see saab olema täielik segadus. Ja seda on lihtsalt rõõm vaadata. Muidugi sõltub see ka sellest, mis toimub paremal tiival. Sest kui nad teevad nii, tead, kui J.D. Vance kroonitakse ja eelvalimisi ei toimu, ja tead, see saab olema kohutav, sest sa tead juba ette, et tõenäoliselt jäävad demokraadid kõige nõrgema kandidaadi peale ja siis saame endale kõige nõrgema presidendi, kes meil on väga pikka aega olnud. Aga praegu olen ma siiski lootusrikas. Mulle tundub väga ebatõenäoline, et see, mida ma tean, arvestades seda, mida ma tean Marco Rubio kohta, et oleks nii arg, et ei täidaks oma kohustust ameeriklasena. Tal on ameeriklasena kohustus kandideerida 2028 aastal. Nii ma tunnen, ja ta ei tundu olevat inimene, kes väldiks oma kohustusi või pööraks oma riigile selja, nii nagu mina seda näeksin. Aga sa ei tea kunagi ette. Jah, ei just. Sellepärast oleks meie ametis inimestel mõistlik hoiduda ennustuste tegemisest. Välja arvatud tead satiirilistes veergudes. Ja ma arvan, et mõlemad püüame sellest kinni pidada. Aga teeme nii, et üks viimane küsimus veel. Tead, üks probleem parempoolses leeris on see, et piiride hoidmine pole enam moes. Tead, üks suur ajalooline õppetund antisemitismi vastasuse kohta selles riigis oli see, kuidas William F. Buckley põhimõtteliselt ajas John Birchersi konservatiivsest liikumisest välja 1960-ndatel ja tegi siis sama, tead, 30 aastat hiljem inimestega, kellega ta tegelikult oli sõbralik, nagu Pat Buchanan ja Joe Sobran, kes siis üritasid antisemitismi peavoolustada. Aga praegu pole kedagi sellises positsioonis.
Põhjus, miks Tucker saab nii palju tähelepanu avalikkuse ees ja isegi veel hullumeelsemad inimesed nagu Candace Owens ja Groiper, neonats Nick Fuentes, teda peetakse millekski, sest kellelgi teisel pole sellist staatust, mitte kellelgi. Ja tõepoolest, inimesed, eriti paremal ja võib-olla ka mitte vasakul, ei ole valmis aktsepteerima mõttejuhtide otsuseid selle kohta, mis on vastuvõetav, mis mitte, kus asub ma ei Overtoni nõustu aken, sinuga. kuhu me siis läheme. Kuhu me läheme? Kus me oleme küsimuses, kas taastada Overtoni aken, mis jätab antisemiidid sellest väljapoole. Ma olen sinuga selles küsimuses tõesti eri meelt, Jonathan. Minu saates News Nationis on mul olnud külalisteks ministrid, senaatorid, kongressiliikmed, arvamusliidrid, ajakirjanikud, parempoolsed mõtlejad, kes on Tucker Carlsoni ühemõtteliselt hukka mõistnud. Ja loomulikult algas see Donald Trumpist. Jah, kes eile jagas uuesti New York Posti artiklit, kus teda nimetati antisemiidiks. Ja ka aasta tagasi ütles ta, tead Tucker, Megyn Kelly, Candace Owens, Alex Jones, teie olete väljas. Te olete magastäljas. Tead küll, ma ei ole näinud parempoolsete seas probleemi sellise jutu paljastamise ja hukkamõistmisega ning ütlemisega, et see ei kuulu vabariikliku parteisse. Kui sa räägid juutidest niimoodi, oled sa kõigi jaoks väljas. Välja arvatud Ameerika Ühendriikide asepresident. Nii et tee selle infoga, mida soovid. Kõigil peale asepresidendi pole olnud mingit probleemi Groipersi ja Tuckeri kõrvaleheitmisega. Ja samal ajal on vasakpoolsete seas sama tüüpi inimesed tõstetud kuulsuse staatusesse. Nii et julguse ja selgroo poolest on vasak- ja parempoolsete vahel tohutu erinevus. Ma olen näinud vastupidist sellele, mida sa kirjeldad, alustades Heritage Foundationist, kus toimus massiline lahkumine pärast seda, kui Kevin Roberts toetas Tucker Carlsonit. Lihtsalt uskumatu ja nii südant soojendab seda näha. Ma mõtlen, sest nad teavad, et just seda nende valijad tahavad. Ja. Ma arvan, et see viib tagasi selleni, tead, sinu raamatu põhijärelduseni, mis on see, et Ameerika on endiselt eriline. Tead, Ameerika erineb ülejäänud maailmast selles, kuidas ta juute kohtleb, sest Ameerika ise on alati olnud erakordne selles, kuidas see end esitles ja kuidas ta ennast nägi. Ja et suur vaidlus ei käi tegelikult niivõrd selle üle, kas inimesed on juutide vastu sõbralikud või mitte. See käib selle üle, mida nad Ameerikast arvavad. Ja et vasakpoolsed, kes on antisemiitlikud, vihkavad Ameerikat ja tegelikult palju rohkem. See on täpselt nagu me ütleme Iraani kohta. Nad vihkavad Ameerikat rohkem kui Iisraeli. Aga Mamdani-sugused ja need vasakpoolsed, kes levitavad antisemitismi, vihkavad ka Ameerikat. Õige. Aitäh, Pasha, et täna meiega liitusid. Raamatut. Ma mõtlen sinu 2 esimest raamatut, ma arvan ikka veel, et tead, Bad News on parim raamat sellest, kuidas meedia kallutatusest, mida ma kunagi lugenud olen. Ma soovitan kõiki 3 sinu raamatut, kaasa arvatud juudid ja vasakpoolsed, kes on meie lugejad. Kuidas saavad meie kuulajad ja vaatajad sinu raamatust eksemplari hankida ning kuidas saavad nad sinu tegemistel silma peal hoida? Selle saab osta Amazonist ja kõikjalt, kus raamatuid müüakse. Minu saadet saab vaadata News Nationis igal nädalal. See on eetris laupäeva õhtul kell 19:00 ja pühapäeva hommikul kell 11:00 Shomer Shapos vaatajatele. Salvestame selle ette reedel. Ja parim viis mind toetada on vaadata minu saadet, mul on ka Substack, loe minu kirjutisi ja jälgi Jonathani, sest tema on moraalne majakas pimedal ajal. Nii et aitäh, et mind kutsusid ja aitäh kõigile. Ja. Kõige eest, mida sa teed meie rahva ja juudi rahva heaks. Aitäh sulle kõigi GNS-i inimeste nimel. Tahame tänada ka meie publikut. Palun ärge unustage iga päev vaadata Jonathan Tööbeni igapäevast väljaannet, mida saate kuulata kõikjal, kust oma taskuhäälinguid leiate. Ja olenemata sellest, kas kuulate meid mõnes neist või vaatate meid otseülekandes Facebookis, X-is või GNS-i YouTube'i kanalil, palun vajutage GNS-i juures meeldib ja või tellige meid klõpsake teavituste saamiseks kellukese ikoonil ja andke meile häid hinnanguid. Palun kirjutage meile Think Twice'i aadressil thinktwice@jns.org. ning andke teada, kus te saadet kuulate või vaatate ja mida sellest arvate. Ja pidage meele, jätkake lugemist ja mõelge ise. Ja kohtume teiega jälle järgmisel nädalal.